keha tapmiseks mine Kägiveeni kallale. Ukraina tunneb seda lähenemist hästi ja on just andnud hävitava löögi peaarterile, mis hoiab okupeeritud Krimmi elus. 1,5 miljonit venelast vaatavad nüüd oma otsust Krimmi okupeerida ja tunnevad meeleheidet. Ukraina plaani viimane etapp Krimmi derussifitseerimiseks algab nüüd ja kõik taandub ühele sillale. Aga see ei ole see sild, millele sa mõtled. Nii palju tähelepanu pööratakse Kertši sillale, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmiga. Ja õigustatult Venemaa investeeris vähemalt $3,7 miljardit selle 19-kilomeetrise elutähtsa ühenduse ehitamisse okupeeritud poolsaarele põhjusega. See pidi olema peamine otsene maanteeühendus, mis ühendab Venemaa Krimmiga, muutes selle Putini sõjaväe jaoks eluliselt tähtsaks. Aga see suur sild ei ole ainus, mis aitab Putinil tagada, et Krimm jääb venestunuks. On veel üks sild. Ja võib öelda, et see on olnud Venemaa jaoks isegi veelgi olulisem alates hetkest, mil Putin sisse tungis. See sild asub Tšornõhivi külas ja ühendab okupeeritud Ukraina lõunapiirkonnad Krimmiga. See kulgeb läbi Hersoni oblasti Žjankoi ületuskoha osana ning on osa peamisest maismaateest, mis ühendab okupeeritud Krimmi nende Ukraina piirkondadega, mis on praegu Vene kontrolli all. Lühidalt öeldes on see sild ja sellega ühendatud teed Venemaale eluliselt tähtsad, kuna need toimivad logistilise koridorina, mis võimaldab vägesid ja varustust Hersoni ja Krimmi vahel liigutada. Veelgi enam Tšenari sillal on ka sümboolne tähtsus. Kui Putin alustas oma sissetungi, oli just see sild, mis võimaldas Venemaal kiiresti vägesid Lõuna-Ukrainasse viia. Tšenari sild oli üks peamisi põhjusi, miks Venemaal õnnestus sõja esimestel nädalatel nii palju edu saavutada ning on isegi spekuleeritud, et reeturid Ukraina luures võimaldasid Venemaal seda silda kasutada, et sissetungi alguses Ukraina lõunaosa üle jõu käia. Need spekulatsioonid ei ole viinud ühegi suurema arreteerimiseni. Sellegi poolest toob see esile, et Tšenari sild jääb sageli palju suurema ja muljetavaldavama Kertši silla varju. Ukraina tõi selle silla just taas tähelepanu keskpunkti. Uudis jõudis avalikkuseni 7. juunil. Ukraina sõjaväe öine droonirünnak sihtis Tšenari silda. Operatsioon õnnestus. Sild on saanud nii tõsiselt kahjustada, et selle parandamine võtab tõenäoliselt kuid, mis tähendab, et oluline ühendustee, mis ühendab Krimmi okupeeritud Ukrainaga, on katkestatud. See on nagu kaelaveen. Kui sealt tükk välja lõigata, ei pruugi taastumine enam võimalik olla. Ja see, mida me siin näeme, on Ukraina Krimmi vabastamise plaani jõudmine lõppfaasi. Kõigepealt Ukraina isoleerib, siis hävitab. See strateegia tekitab igasuguseid probleeme Putinile, nagu te varsti teada saate. Aga kõigepealt tuleb rääkida ühest rünnakust. Kyiv Independenti andmetel ühendas Ukraina esimene eraldi ründepataljon jõud riigi drooniüksusega Code 9,2 ühise operatsiooni jaoks, mis purustas silla. Ukraina eesmärk oli lihtne, katkestada ainus suurem tee, mida Venemaa saab kasutada personali ja varustuse toimetamiseks okupeeritud Krimmist rindele Huljapola sektoris. Dmitro Filatov, kes on esimese eraldi ründepataljoni komandör, rõhutas, et see polnud lihtsalt võimaluse tekkimisel tehtud rünnak. Sellel oli konkreetne eesmärk. See tehti just selleks, et blokeerida 37. motoriseeritud laskurbrigaadi kütuse ja määrdeainete varustusteed, kinnitab Filatov. See, mida me siin näeme, on Ukraina strateegia, mis on 2026 aastal imet teinud. Purusta tagalas logistika, et nõrgestada Venemaad rindel. Tulemuseks oli löök, mille parandamiseks läheb üksuse Code 9,2 liige Aleksander Nastenko sõnul vaja tohutut tööd. Ja pole kahtlustki, et Ukraina tegi täpselt seda, mida ta väitis end tegevat. Üksus Code 9,2 näitas meile 7. juuni videos, kuidas see rünnak tegelikult korraldati. Tipfet saabub umbes 1 minuti peal, kui näeme droonide vaadet, mida Ukraina kasutas, kui need põrkuvad Hersonist Krimmi viivasse elutähtsasse ühendusse. Saame ka pilguheite Ukraina droonioperatsiooni sisemisse toimimisse, kus aeg-ajalt näidatakse juhtimiskeskust, mis paljastab, kui kõrgtehnoloogiline see operatsioon oli. See ei ole üksikaktsioon, vaid süstemaatiline töö, kuulutab videokirjeldus. See on ka töö, mille käigus kasutas Ukraina esimest korda täiesti uut keskmaa drooni. Aga enne kui me selleni jõuame, ei ole Code 9,2 üksuse video ainus otsene tõend, et Tšenari sild on tugevalt kahjustatud. Veel tõendeid tuleb Venemaa võimudelt. Nad paanitsevad ja neil ongi põhjust paanikaks. Nüüd peavad nad proovima Putinile selgitada, miks sild, mis oli Vene sõjapingutuste jaoks võtmetähtsusega, sai pihta ja miks Venemaa õhutõrje taas täielikult ebaõnnestus Ukraina rünnaku peatamisel. Uuel droonil on sellega mingi seos, kuid Venemaa jaoks on praegu oluline ainult tekitatud kahju. Vene marionett Volodõmõr Saldo, kelle Kreml on paigutanud okupeeritud Hersoni juhiks, on kinnitanud, et kahju on tekitatud sillale, mis ületab Sivaši järve ja ühendab okupeeritud Ukraina Krimmiga. Öise droonirünnaku tagajärjel sai silla sõidutee kahjustada Tšornõhivi asula piirkonnas.
Turvalisuse kaalutlustel on liiklus Žankoi kontrollpunkti kaudu ajutiselt suletud. Sõidukid liiguvad läbi Armjanski ja Perakopi kontrollpunktide, teatas Saldo. Selles kommentaaris on paar huvitavat tähelepanekut. Esiteks ei mainita kusagil droonide rususid. Seda vanavabandust pole kasutatud, mis näitab, et Saldo pole Moskvast juhiseid saanud. Sa ei tohiks kinnitada, et Ukraina oli edukas. Saldo. Sa peaksid maailmale rääkima, et Vene õhutõrje oli nii edukas, et nad suutsid Ukraina droonid õhku lasta täpselt nendes kohtades, mida Ukraina tahtis tabada. On ka need kontrollpunktid, mida Saldo mainib. Armjansk ja Perakop ei ole just eriti head alternatiivid. Viimane neist on väga kitsas tee, mis ei sobi suurte sõjaväevarustuse kolonnide jaoks, mida Venemaa peab Krimmi ja okupeeritud Lõuna-Ukraina piirkondade vahel vedama. Mis puudutab Armjanskit, siis see on veidi tugevam, kuid sellel marsruudil on juhuslikult väike sild, mida Venemaa peab kindlasti terve hoidma. Kui Venemaa tahab seda kontrollpunkti edasi kasutada, kas see saab olema Ukraina järgmine sihtmärk oma strateegias Krimmi derussifitseerimiseks? Aeg annab vastuse. Praegu otsib Venemaa kiiresti alternatiive marsruudile, mis ühendub RR280 maanteega, mida Ukraina on suurema osa maist rünnanud. Ukraina sõjavägi ja drooniüksused on juba osaliselt saavutanud õhukontrolli selle maantee üle, kuna nad on viimaste nädalate jooksul hävitanud sellel olulisel teelõigul 10 Vene sõidukeid. Nüüd on strateegia jõudnud järgmisse faasi. Kõigepealt hävitada sõidukid, seejärel purustada sillad, mis võimaldavad Venemaal need sõidukid üldse RR280 maanteele saata. See on Ukraina poolt geniaalne käik ja see võib Venemaa jaoks tähendada Krimmi kaotust. See, mida me just Ukrainalt nägime, ei ole ka esimene kord. See on kaua oodatud järg rünnakule Tšernihivi sillale, mis toimus juba 2023 aasta augustis. Selle rünnaku käigus kasutas Ukraina Storm Shadow rakette, et sild ajutiselt sulgeda, kuigi Vene võimud väitsid tol ajal, et ainult üks rakett tabas sihtmärki ja ülejäänud tulistati õhutõrje poolt alla. Venemaal ei olnud seekord nii palju õnne ning Ukraina ei kasutanud oma viimases rünnakus Tšernihivi silla vastu läänes toodetud relva. Iga droon, mis 7. juuni rünnakus sihtmärgini jõudis, oli valmistatud Ukrainas ning üks neist oli droon, mis tegi oma esmaesinemise Ukraina sõjas. Sellel droonil on potentsiaali kujuneda Ukraina jaoks murranguliseks. Aga enne kui me süveneme põhjustesse, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt kasulikku teavet, siis kindlasti tellige, et ei jääks ühestki videost ilma. Nii et võitlusesse on lisandunud uus droon. Mis see on? Nimi ütleb teile kõik, mida peate teadma, miks Ukraina relv on nii ohtlik. Behemoth on saabunud. Paljud allikad teatavad, et Ukraina kasutas oma uut drooni esimest korda koos mitmete Firepointi toodetud FP droonidega. Behemoth on täiesti uus. See avalikustati alles 2026 aasta mais, enne uudiseid, ja selle tehnilised andmed näitavad, et see on muljetavaldav täiendus Ukraina keskmaa löögirelvastusele. Culver Aerospace'i ja Glafferi poolt välja töötatud Behemothil on umbes 300-kilomeetrine löögiraadius ning ainulaadne 2 lõhkepeaga konstruktsioon, mis võimaldab sihtmärgile 2-kordset hävingut põhjustada. Droon Behemothi ninas asub 40-kilone kõrge lõhkevõimega killu lõhkepea. Selle esimese lõhkepea taga on teine. See teine, 35 kilogrammi kaaluv lõhkepea on termobaariline ehk vaakumpomm. Need lõhkepead on surmavad. Kui need tabavad sihtmärki, avab lõhkelaeng konteineri, mis paiskab kütusesegu laiali pilvena, mis tungib ka kõige väiksematesse pragudesse. Seejärel järgneb sekundaarne laeng, mis plahvatab selle pilve ja tekitab tohutu tulepalli. Tekkinud lööklaine tekitab vaakumi, mis imeb endasse kogu ümbritseva hapniku, muutes lõhkepea piisavalt võimsaks, et hävitada varustust ja purustada tugevdatud hooneid. Või antud juhul hävitada elutähtis sild, mida Venemaa vajab, et säilitada oma kontroll Krimmi üle. Behemoth on sihtmärkide valikul sama mitmekülgne kui plahvatades hävitav. Droonil on mitmeid juhtimisrežiime, sealhulgas FPV juhtimine ning nii autonoomne kui poolautonoomne navigeerimine, et tagada sihtmärgini jõudmine. See on ka madallennul töötav droon, mis teeb selle õhutõrjesüsteemide jaoks äärmiselt raskesti tabatavaks. Need süsteemid skaneerivad taevast. Behemoth lendab otse nende radarite alt läbi, et rünnata. Saame nüüd aimu, kuidas Ukraina hävitas Tšernihivi silla. FP-droonid tegid tõenäoliselt esialgse kahju, rünnates umbes 170 kiloste laengutega, eeldades, et Ukraina kasutas selleks FP2 drooni. Sellest ei pruukinud silla hävitamiseks piisata, kuid see tekitas kahjustusi ning lõhesid ja pragusid, mida Behemoth saab ära kasutada. Järgnev termobaarne löök oleks olnud kõik, mis vaja, et need praod muutuksid suurteks aukudeks, võttes Tšernihivi silla määramatuks ajaks kasutusest välja. Venemaa jaoks on Tšernihivi silla kaotus tohutu löök ning kui Ukraina nüüd vaatab Armjanski marsruudi poole, mille Venemaa on valinud alternatiiviks, võib peagi veel üks sild Behemothilt löögi saada.
Aeglaselt, kuid kindlalt lõikab Ukraina läbi kõik maismaateed, mida Venemaa kasutab okupeeritud Krimmi pääsemiseks ning võib-olla valmistub taas ründama neist suurimat. Me mainisime selle video alguses Kertši silda. Sellel oli põhjus. 5. juunil tuli uudis, et Ukraina oli hävitanud Vene piirivalvelaeva, mis oli määratud Kertši silda kaitsma. Svetljaki klassi laev tabati päev enne raporti ilmumist ning see on osa kihilisest merejulgeoleku võrgustikust, mille Venemaa on silla ümber loonud. See võrgustik peaks jälgima kõiki mereteid silla juurde. Ukraina hävitas sellest just ühe osa. Võib-olla näeme siin, kuidas Ukraina valmistub lõpplahenduseks. Löök Kertši sillale pärast Tšernihivi silla hävitamist saadaks Putinile selge sõnumi. Kõik teie maismaateed kuuluvad Ukrainale. Krimm läheb sama teed. Ukraina andis suure löögi 7. juunil ja võib valmistuda millekski veelgi suuremaks tulevikus, kui ta vaikselt lammutab Venemaa Kertši silla turvavõrgustikku. Aga nüüd keskendume Krimmile. 1,5 miljonit venelast, kes poolsaart okupeerivad, jälgivad toimuvat õudusega. Jällegi on nad näinud rünnakut, mis lõikab nad Ukraina mandriosast ära ja nad hüüavad abi järele Kremlilt, mida ei tule. See on Ukraina keskmaa löökide strateegia tegevuses. Ja see kampaania valmistab ette Krimmi Venest vabastamise lõppfaasi. Venemaa tagala, eriti need osad, mis teenindavad Krimmi, on saanud tugevalt pihta kogu maikuu jooksul ja juuni alguses. Me oleme juba maininud Ukraina rünnakuid RR 280 maanteele ning rünnak Tšenari sillale on osa nendest rünnakutest. Selle maismaakoridori katkestamine oli üks peamisi eesmärke Ukraina ebaõnnestunud vastupealetungil 2023 aastal. Praegu kasutatakse teistsugust lähenemist. Ukraina ei püüa veel ala hõivata. Selle asemel püütakse saavutada kontrolli asümmeetrilise kampaaniaga, mis tugineb tugevalt uue põlvkonna keskmaa droonidele, mis on 2026 aastal tähelepanu keskmesse tõusnud. Mai lõpus teatas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov logistikablokaadi programmi loomisest, mille raames suunab ministeerium ligi $113 miljonit drooniüksustele, mis hävitavad Vene logistikat tagalas. See programm tugineb enam kui 1000 geolokeeritud keskmaa rünnakule, mille Ukraina on juba 2026 aastal läbi viinud, teatab New Voice of Ukraine. Ja see langeb kokku kampaaniaga RR 280 vastu, mis on muutnud selle olulise maismaasilla tõeliseks põrguteeks. Kuid Ukraina sihikule pole sattunud ainult RR 280 ja sillad, mis ühendavad okupeeritud Ukrainat selle teega. Sõna otseses mõttes kõik, mis teenib Venemaa okupatsiooni Krimmis, on Ukraina uute droonide tule all. Igaüks, kes on jälginud, kuidas Ukraina rünnakuid korraldab, võib juba aimata, et Tšenari silla purustamine polnud 7. juunil riigi ainus eesmärk. Samal päeval viisid Ukraina erioperatsioonide väed läbi laastava rünnakute seeria Venemaa naftataristu vastu otse Krimmis. Nii Semikolodizjanska, Naftabaas kui ka Feodosia meretranspordi kütuseterminal sattusid tule alla, kuna Ukraina jätkab kampaaniat, mille eesmärk on jätta okupeeritud Krimm ilma kütuseta, mis aitab Putinil kontrolli hoida. Kui võtta kütus ära, kaob 1,5 miljoni okupandi tahe poolsaarele jääda. See, mida me siin näeme, on mitmekihiline keskmaa strateegia, mis lämmatab Venemaad igal sammul. Rünnakuga Tšenari sillale katkestab Ukraina Vene varustuse ja vägede saatmise juba lähtekohas. Rünnakud maanteel R280 halvavad sõidukid, mida Venemaa saadab Krimmi ja sealt tagasi. Ja rünnakutega naftabaasidele ja terminalidele Krimmis endas hävitab Ukraina juba poolsaarel oleva kütuse, mis süvendab probleeme, mida tema rünnakut okupeeritud Ukraina territooriumil tekitavad. Krimmi jaoks on olukord selge. Ukraina liigub oma derussifitseerimisstrateegia lõppfaasi ning Venemaa näib olevat võimetu midagi ette võtma. Keskmise ulatusega kampaania teeb selle kõik võimalikuks. Droonid nagu Behemoth ei olnud Ukraina arsenalis veel aasta tagasi olemas. Nüüd piiravad need droonid Venemaa võimet rindel operatiivseid manöövreid läbi viia, sest need hävitavad tagalas juhtimiskeskusi, logistikat ja vägede koondumisi. Krimmi jaoks, mis ei asu rindel, on olukord teistsugune. Poolsaar pidi olema turvaline varjupaik, kust Venemaa saaks vägesid paigutada ja varustust okupeeritud Ukraina piirkondadesse saata. Kuna Ukraina droonid muutuvad tugevamaks ja kaugemal ulatuvaks, on see varjupaik muutunud põrguks. Krimmi tabatakse otse ning poolsaar tunneb logistikablokaadi programmi mõju, mis lämmatab selle kütusevarustust. Kütusepuudus on laialt levinud. Alates maikuu lõpust on Sevastopoli sadamalinnas autojuhtidel lubatud osta vaid 20 liitrit kütust sõiduki kohta ning kütusekanistrite täitmine on täielikult keelatud. Krimmist ilmuvad pildid järjekordadest, mis ulatuvad silmapiirini ning neid saadavad fotod leekides kütuseautode rusudest, mis pidid poolsaart varustama. Kogu Krimmi tanklates on nüüd kütus täiesti otsas. Ukraina toob sõja tagasi nende 1,5 miljoni okupandini, kelle Putin poolsaarele paigutas. Kuid Krimmi strateegia on palju enamat kui ainult see. Isolatsioon on eesmärk.
järjekorrad Krimmi bensiinijaamades on selle isolatsiooni kõige nähtavam märk. Ukraina katkestab kütusevarustuse, kuid rikub ka Krimmi kaitserajatised, mille Putin on püstitanud. Rünnakute kampaania poolsaare vastu on loodud selleks, et muuta Putini positsioon Krimmis jätkusuutmatuks. Strateegilisest vaatenurgast muutub Krimm Venemaa jaoks sõjaliseks varaks aeglaselt kasutuks. Jah, droonimeeskonnad saavad endiselt poolsaarelt Ukraina linnade vastu rünnakuid korraldada. Siiski on Musta mere laevastik tagasi surutud ning Ukraina katkestab nüüd logistilisi teid Krimmi ja okupeeritud alade vahel. Tiid katkestamine on võtmetähtsusega isoleerimisel, mis muudab Krimmi Venemaa jaoks kasutuks. Ukraina jaoks on see kõik seotud sellega, et sundida Putinit poolsaarest loobuma. Kui Ukraina suudab kontrolli taastada, saab ta jõuda okupeeritud asulateni nagu Budjansk ja Mariupol ning tugevdada oma kohalolekut Aasovi merel. Krimm on võtmetähtsusega, keskne punkt. Ukraina ja Venemaa teavad seda ning just Ukraina on võtnud initsiatiivi poolsaare pärast peetavas lahingus. Kõike seda raskendab asjaolu, et Vene sõjalise kohaloleku säilitamine Krimmis on Putini prioriteet. See tähendab, et enamik Ukraina rünnakute survest langeb poolsaare tsiviilelanikele ja Putini poolt ametisse pandud nukuvalitsusele. See valitsus peab seletama, miks tanklates pole kütust ja miks Venemaa kaitse ei suuda üldse peatada Ukraina droone nii Krimmis kui ka okupeeritud aladel. Praegu näeme, kuidas Ukraina muudab selle, mis peaks olema üks Putini suurimaid varasid, koormaks, mida ta ei suuda enam üleval pidada. Krimmi lämmatades takistab Ukraina venelastel rünnata otse mandri haavatavaid osi. Ukraina sunnib Putinit tegema raskeid valikuid. Kui Venemaa suunab rohkem kaitsevahendeid Krimmi, nõrgestab ta end rindel ja omaenda territooriumil. Aga kui Ukraina poolt hävitatut ei asendata, jääb Krimm veelgi haavatavamaks uutele rünnakutele, mis saadavad veelgi tugevama sõnumi, et 1,5 miljonil okupandil on aeg lahkuda. Tšenari sild oli okupeeritud Krimmi eluliin. Sellepärast kutsusimegi seda kägiveeniks. Ukraina lõikas selle veeni lahti uue drooniga tehtud rünnakuga. Venemaa töötab ööd ja päevad silla parandamise kallal, kuid sellest pole kasu. Isegi kui sild taastatakse, ootavad Behemoth ja tema FP-kaaslased uut võimalust rünnakuks. Ka teised maismaateed, sealhulgas Kertši sild, on samuti ohus. See on Krimmi Venest vabastamise viimane faas. Behemoth on kohale jõudnud ja Tšenari sild on alles algus. Ja Vene logistikat hävitav uus droon pole ainult Behemoth. Maanteel R280 põhjustab veel üks Ukraina uuenduskaost. Sõjajumalanna Morrigan on siin ja see halvab Venemaa Krimmi varustusliinid. Uuri rohkem selle uue drooni kohta ja kuidas Ukraina seda kasutab meie videos. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada igapäevaseid uuendusi Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!